ütleksin nii, et kõik head algused ja kõik head anded ja kingitused tulevad Jumalalt. Tema on initsiaator, aga tema lemmikmeetod on inimesed. Ju Issand nägi ette, et ka metodistil on vaja ühte teoloogilist kooli ja selleks ta leidis inimesed. Ta viis mind kokku sel ajal, kui ma olin Eesti Metodisti kiriku superintendent ja mul oli võimalus ka kohtuda välismaa kristlastega, ka Ameerika kaasa arvatud. Viis kokku mind ühe armsa vennaga, kelle nimi on Eddie Fox. Ja meil tekkisid pikaajalised, nüüd juba 40 aasta pikkused sõprussidemed ja ühel hetkel ütleb ta, et ta tahaks saata meile ühe oma sõbra ja nimetas ta nime, kelle nimi on Wes Griffin, kes võiks meid aidata kirikus siin Eestimaal evangelismitöös ja koguduste rajamise alal. Ja nii siis varsti saabuski see vend koos oma perega. Eesti iseseisvumise algaastatel suur elavnemine ka kirikute töös. Luterlastel oli oma õppeasutus, Usuteaduse instituut. Baptistid olid just avanud oma kõrgema usuteadusliku seminari. Nelipõhjalised täistuuridel töötava piiblikooli. Ja ma tundsin, nagu metodistid oleks sellest tõusulainest maha jäänud. Ja kandsin seda mõtet ööd ja päevad südames. Ühel privaatvestlusel meie koguduse kantseleis Apteegi tänaval doktor Wes Griffiniga rääkis mu suu sellest, mida mu süda tulil oli. Rääkis vajadusest usuteadusliku hariduse järele ka metodistlikus võtmes. Ja ma ei teadnud, kui viljakale pinnasele see mu sõnum langes. Wesil olid Jumalast antud kõik anded ja omadused ja vastav haridus ka, et alustada ühe tõsise teoloogia kooliga. Ma algul mõtlesin, et hea oleks, kui oleks üks piiblikool, aga Wesil oli Jumalast antud võime alustada kooliga seminari tasandil ja mis tähendas ka Eesti kontekstis rakenduslikku kõrgkooli. Wesil oli eriline anne ka leida meie endi keskelt vajalikud inimesed, kes üht või teist funktsiooni selleks, et seminar toimiks, võiksid täita. Alguses olid Andrus Norak, Kersti Raudsepp, siis oli, seda peab nüüd vaatama neid dokumente, kus kõik nimed peaks kirjas olema, kes tol ajal kaasa aitasid ja õppetööga alustati tükk aega enne, kui meie uus kirikuhoone valmis sai. Ja see oli Apteegi tänaval, see oli väga kokku surutud väikesel pinnal, aga siiski tuldi toime ja siis juba tol ajal tulid ka mõned välisõppejõud, põhiliselt Ameerika Asbury seminarist, kus ma olin paaril korral ise mitte õppimas käinud, aga külas käinud ja selle seminari tolleaegne president oli hea tuttav. Ja siis ma julgustasin ka tolleaegset seminari juhtkonda ja õppejõude kutsuma sealt ka abilisi. Ja hiljem mõned neist meie oma inimestest said teoloogilise hariduse ja mõned isegi doktorikraadi sellest samast seminarist. Nii et Jumal oli väga armuline. Et me peaksime olema truud ja ustavad Kristusele ja tema evangeeliumile. Et seminari põhisuunitlus oleks valmistada inimesi ette rõõmusõnumi kuulutamiseks. Jeesus Kristus kõiges esikohal ja kõige keskmes ja kõik muud hinnata
tema õpetusest lähtudes, tema isikust lähtudes, kõike muud hinnata.